Oled sa kunagi vaadanud ringi ja mõelnud, et mis toimub, kuidas saab terve ühiskond justkui, mõistuse kaotada? Täpselt sellest me täna räägimegi, masspsühhoosist. Vaatame lähemalt, kuidas see asi tegelikult töötab. Nii, lähme kogu asja juurde. See on ju tegelikult päris häiriv küsimus, eks ole? Ja see pole mingi uus teema. Filosoofid ja ajaloolased on selle üle pead murdnud juba sajandeid. Et kuidas on võimalik, et täiesti normaalsed, mõistlikud inimesed hakkavad äkki massiliselt uskuma, täiesti ebaloogilisi asju. Ja et asjale kohe õige nurk anda, vaatame ühte Gustav Le Boni üsna teravat tähelepanekut. See tsitaat, see tabab otse naelapea pihta, näidates, kui habras see kollektiivne mõtlemine tegelikult on. See loob ideaalse fooni meie tänasele teemale, kuidas on võimalik, et terve ühiskond libiseb hullumeelsusesse. Okei, esimene asi. Kõigepealt, mis see massipsühhoos siis täpselt on? Proovime selle lahti defineerida. Carl Jung näiteks kasutas terminit psüühiline epideemia. Ja teate, mida ta pidas inimkonna suurimaks ohuks? Mitte näljahädasid, mitte maavärinaid, isegi mitte viiruseid, vaid inimest ennast. Tema meelest on just meie enda suutmatus tegeleda oma sisemaailmaga see, mis tsivilisatsiooni kõige rohkem ohustab. Ta ütles lausa, et need psüühilised epideemiad, need on laastavamad kui ükskõik milline loodusõnnetus. Päris karm väideks. Ja see pole mingi kuiv teooria. Ajalugu on ju tegelikult täis päris jubedaid näiteid. Võtame kas või nõiajahid. Kujutage ette terveid külasid, kes on paanikast haaratud ja hakkavad oma naabreid süüdistama ja hukkama. Või mõelge 20. sajandi totalitarismile. Terved rahvad läksid kaasa ideoloogiatega, mis tänapäeval tunduvad, ilmselgelt täiesti arulagedad. Aga kuidas see kõik siis juhtuda saab? Et massipsühhoosist aru saada, peame tegelikult alustama palju vaiksemalt. Vaatame kõigepealt üksikut inimest. Mis toimub ühe inimese peas? Tavaliselt algab kõik üle pea kasvavast negatiivsete emotsioonide laviinist. Teate küll, hirm ja ärevus. Kui seda saab liiga palju, võid inimene sattuda paanikasse. Ja just selles paanikaseisundis hakkabki reaalsustaju vaikselt ära kaduma. Psühhiaater Silvano Arietti on seda tirjeldanud kui kaheosalist protsessi. Esimeses faasis on lihtsalt paanika, inimene on segaduses, hirmul, ta ei saa aru, mis toimub, ja siis tuleb teine faas, mida Arietti nimetas psühhootiliseks taipamiseks. Ja see on nüüd huvitav osa. Inimene ei vaju lihtsalt kaosesse. Vastupidi, ta hakkab looma endale uut, pettekujutustel põhinevat, aga tema jaoks täiesti loogilist maailma. See on tegelikult meelehäitlik katse paanika eest põgeneda ja mingitki korda luua. Isegi kui see kord on täielik illusioon. Okei. Ja nüüd võtame selle sama mudeli ja viime selle terve ühiskonna tasandile. Mis juhtub, kui terve rahvas on paanikas? Ja põhjus polegi nii oluline, olgu see siis päris sõda, pandeemia või isegi mingi osavalt välja mõeldud oht. Tulemus on see, et luuakse ideaalne pinnas massipsühhoosiks. See kollektiivne paanika ongi justkui see päästik. Ja kui me räägime tänapäevast, siis massipsühhoosiks kõige ohtlikumaid vorme on kahtlemata totalitarism. Ja see on midagi palju enamat kui, tavaline diktatuur. Ajaloolane Arthur Versluis on seda kirjeldanud kui absoluutset riigivõimu, mis lihtsalt hävitab kõigi inimõigused. Aga asi pole ainult selles, mida sa teed. Totalitarism tahab kontrollida ka seda, mida sa mõtled. See ongi see kõige jubedam osa. Ja sellises süsteemis lõhestatakse ühiskond kaheks. Ühelt pool on valitsejad, kellest tehakse peaaegu et jumalad. Nemad on eksimatud päästjad. Ja teiselt pool on kõik ülejäänud, kellest saavad sõltuvad alamad. Nad lükatakse justkui tagasi lapse tasemele, kuulekad ja ootavad pidevalt käske. Nagu Hannah Arendt on öelnud, see on sisuliselt katse muuta inimloomust ennast. Aga kuidas nad seda teevad? Kuidas on võimalik terve ühiskonnaga niimoodi manipuleerida ja seda psühhoosi elus hoida? Nüüd vaatamegi neid konkreetseid tööriistu. Psühhiaater Joost Meerlau tuli välja ühe päris õõvastava terminiga – mentsiid. Mõelge sellele. See tähendab otsetõlkes vaimumõrva. See on organiseeritud süsteem, mille ainus eesmärk on hävitada sinu võime iseseisvalt mõelda. Ja kui su pea on tühjaks tehtud, saavad nad sinna omaenda idee tasemele panna. Ja see käib tavaliselt 2 sammuga. Esimene samm. Külva hirmu. Eriti hästi töötab see, kui kasutada terrorilaineid. Antakse peale üks korralik paanikahoog, siis lastakse natuke rahuneda ja siis jälle uus laine.
iga selline laine murendab vaimset kaitset natuke rohkem. Ja kui inimeste meeled on hirmust juba täiesti läbi, siis tuleb teine samm – propaganda. Ja see propaganda pole mingi lihtne vale. See on spetsiaalselt disainitud, et ajada sind segadusse. Vastuolulised sõnumid, täiesti ebaloogilised väited, samade valede lõputu kordamine, eesmärk on tekitada selline paks vaimne udu, et sa ei tea enam üldse, mida uskuda. Merlow tabas siin naelapea pihta. Loogikaga saab vaidelda, aga ebaloogilisus, see lihtsalt halvab su mõtlemisvõime. Ja just siis muutuvadki inimesed sõltuvaks nendest juhtidest, kes ütlevad, ära muretse, meil on vastused olemas. Ja kõige selle juures on üks absoluutselt kriitiline koostisosa. Isolatsioon. Mõelge ise. Kui sa oled ära lõigatud oma sõpradest, perest, kõigist nendest, kes veel suudavad selgelt mõelda, siis sa kaotad igasuguse orienteeri. Üksik inimene on manipulatsioonile ja ajupesule lihtsalt kordades vastuvõtlikum. Ja seda on totalitaarsed režiimid alati teadnud. Okei, see kõik kõlab päris süngelt, ma tean, aga see pole lootusetu. Absoluutselt mitte. Nüüd jäägimegi sellest, mida saab selle kõige vastu teha. Kuidas sellele hullusele vastu hakata. Ja Carl Jungi sõnul algab kõik tegelikult sinust endast. Esimene ja kõige olulisem samm on luua kord omaenda peas. Kui sa suudad jääda selge mõistuse juurde keset hullust, siis sinust endast saabki eeskuju. Sa oled justkui maiakas udus, mis näitab teistele, et hei, on olemas ka teine võimalus. Aga lisaks oma enda pea korras hoidmisele on ka väga konkreetseid asju, mida saab teha. Esiteks, jaga infot, mis lükkab propaganda ümber. Too tõde valguse kätte. Teiseks, kasuta huumorit. Naeruvääristamine on üllatavalt võimas relv, mida türannid lihtsalt ei kannata. Ja kolmandaks, see on geniaalne mõte Václav Havelilt, ehitab paralleelstruktuure. See tähendab, et loo oma enda vabaduse saarekesi, organisatsioone, ettevõtteid, kogukondi, mis toimivad süsteemi sees, aga elavad täiesti oma reeglite ja väärtuste järgi. Ja veel mõned praktilised asjad, mida igaüks meist saab teha. Treeni oma kriitilist mõtlemist. Sea autoriteedid kahtluse alla. Õpi ära tundma, kui sinuga üritatakse manipuleerida. Hoia ja arenda päris inimlikke suhteid. See on parim rohi isolatsiooni vastu. Ja mis on ülimalt oluline, kaitse sõnavabadust. Isegi siis, kui sa kuuled ideed, mis sulle absoluutselt ei meeldi. See on vaba mõtlemise alus. Ja kogu selle vastupanu idee võttis tegelikult perfektselt kokku Albert Camus. Ta ütles nii. Ainus viis ebavabas maailmas toime tulla on muutuda nii absoluutselt vabaks, et sinu olemasolu ise on mässuakt. Mõelge selle peale. See ongi see kõige sügavam vastupanu, kui sa oled seest nii vaba, et ainukesi sinu eluviis on juda protestsüsteemi vastu. Nii et lõpetuseks jätan teile mõtlemiseks ühe küsimuse. Meid ümbritsevad süsteemid, mis pidevalt üritavad meie mõtteid kontrollida. Ja küsimus on lihtne. Kas minna kaasa kollektiivse hullusega või seista sellele vastu, kaitstes vabadust ja selget mõistust? See valik, nagu alati, on igaühe enda teha.